mäletate seda lugu, kuidas kuningas Saul vilistide vastas tekib olukord, mäletate seda lugu, kui vilistid on nagu rünnakule on valmis seadnud, Iisrael nii-öelda jutumärkides ka, me teame, Iisrael ei lähe ennem lahingusse, kui ei ole ohver toodud, on ju. Aga Samuel on mees, kes peab ohvri tooma. Ja nüüd, see on väga mõtlema panev lugu. Täna ma mõtlen, meile uue lepingu ajal on, kui sa mõtiskled nüüd selle üle. Nüüd Saul läheb kimbatusse. Vaadake, meil kristluses ka me läheme kimbatusse. Kuidagi vähe rahvast on. Rahvas läheb laiali, rahvas läheb ära. Oota, mida ma pean tegema? Oota, mis ma pean ette võtma? Kes tuleb annab nõu, kes seda, kes teist, kolmandat või niimoodi? Sa nagu hakkad tõmblema selle nimel. Ja Saul tõmbles ka seal. Tormas ohvri juurde, hakkas ohvrit läbi viima. Sest et kuule, vaenlane tuleb ohver toomata. Tegelikult Jumal oleks tahtnud öelda puhka jalga. Või istu maha. Mis sa tõmbled? Kes meil täna ütleks seda? Mis sa jooksed? Mis sa rabeled? See on Jumala sõda. Kui palju Jumal pidi Iisraelil ütlema, see ei ole teie sõda. See on ju minu sõda. Ja nüüd Saul tormates seal toob selle ohvri ära ja siis ilmub Saul. Või see Samuel. Ja Samuel küsib Sauli käest, mida sa oled teinud? Ja vot siis tuleb ettekanne. Rahvas hakkas laiali minema, olukord on jama, vaenlane on end üles seadnud ja meil ainult, olukord väheneb ja läheb nagu hullemaks kogu aeg. Ma pidin midagi ette võtma. Ja mäletate seda, mis siis Jumal ütleb? Sõna kuulmine on parem kui ohver. Aga inimene tahab oma elu kindlustada ja ohvri tuua. Ja ometi kõlab sõna, siin ei lähtu mitte midagi sinust. Puhka jalga lihtsalt. Istu maas. Lihtsalt oota Jumalat. Mis sa tõmbled? Ma tean, meie sees on vajadus. Lihtsalt miski torgib tagant, üks on nagu astlaga taga, torgib kogu aeg siin, et liiguta ennast, tee midagi, võta otsus vastu, toimeta midagi. Ja sina leebotad seal rahulikult, lihtsalt oodates Jumalat. Teate, kui see tuletab tohutult uut lepingut meelde. Ohver on toodud, asi on tehtud, häda ma ei näe seda lihtsalt. Ja nüüd tulekski lihtsalt puhka. Nagu Vanas Testamendis on palju ütlemisi, teadke, et Jehova on Jumal. Tema on tegija. Meie oleme kaasasolijad. Meie ei toimeta, meie ei tee, meie ei torma, meie läbi ei saavutata võit. Tema nime läbi on ta seadnud meid oma õiguse rööpaisse, mäletate? Mitte midagi ma ei teinud selleks. Olla tema õige. Ja nüüd korraga tema kõnetab mind, sind samamoodi. Sina oled väärt arvatud olema minu poeg. Ja ta ei küsinud, mida sa selleks tegid. Vaid ta ütles, nii olen mina armastanud sind. Et sa oled see Jumala poeg, tema välja valitu, tema armastatu, tema kutsutu, tema õigeks tehtu, tema välja ka läkitatu. Kõik on ühe korraga sündinud. Halleluja. Nii et meenuta seda, mitte midagi sinust ega minust, kõik on temast. Nii et kui kõik nõuavad, võta vastu otsus, sa pead otsustama, sa ei saa enam oodata. Lihtsalt puhka ja tea, tema on Jumal. Võib-olla kõige hullem aeg on segaduses teha otsused. See on kõige hullem aeg, kui on õhus pinged. On ju, meil on antud rahuaeg, rahupaigas. Sa teed selle otsuse ja sa tead, et sa tead, minu Jumal seisab selle eest. Ja kõike, mida Jumal teeb, ta teeb alati ühendades.
mitte iial lahutades, mitte iial segadusi tuues, mitte iial nii-öelda küsimusi esitades, kus tema ise ei ole vastus. Kui ta küsib, siis alati oota, ta on ise vastus sellele. Tema ei taha meilt vastust, piltlikult. Tema tahab meile öelda, tema on sinu ja minu vastus. Nii et teate, me elame täna puhkepaigas. Hingamise veele saadab ta sind, oma haljastele rohumaadele juhib ta meid, on ju. Kas pole hea? Katab meie ette laua, meie vaenlaste silme all. Kõik saavad elada nii kui issanda loomaaias, on ju. Need on nii paljud mahuvad ära. Üks üht nägu, teine teist nägu. Aga kõigil on kohta seal. Ja mille tõttu sa oled see, kes sa oled. Ma rõhutaks seda. Su karikas on pilgeni täis. Ainult sellepärast, et sina oled tema selles loodu loomaaias või kuidas ütelda, kõike, keda tema on loonud. Sa kuulud sinna. Nii et meie rööm, ma tahaks öelda meie allikas, nii nagu Samaaria naisele ka, kui ta ära tundis selle allika enda sees, ta tormas linna. Kui ta sai teadmise, see ongi see messia. Kõik olid ümber, kõik uurisid kogu aeg, keegi ei teadnud. Vaat see üks naine äkki korraga teab seal. Läheb linna kuulutama, lõpuks juba rahvas ütleb ka, kuidas seal oli, et me ei usu enam selle kuulutuse pärast, mis sina kuulutad, nüüd me oleme ise ära tundnud, et sina oledki see messia. On ju, muutus on aset leidnud isikliku kontakti kaudu. Ja kristlus, ma tahan öelda, ongi täna see usk, kus ta ütleb, see on usuõigus, usk, mille tema on meisse pannud. Usk, mida mina ei saavutanud. Mul pole seda üldse lihtsalt. Mis mul üldse oleks, kui see, mida tema poleks andnud? On ju? Sest kõik ja kõiges on tema. See on ju täna eesmärk. Et mida ma tunnistan ma teda. On ju, see on tegelikult lihtne asi. Tegelikult siin ei ole midagi keerulist. Aga kui raske on lahti lasta? Ja just kui siis öeldakse, et mis sa lased asjadel oma voolu minna või? Ei, sa tead, kelle kontrolli all sa oled. On ju? Aga kui mul ei ole seda vaba olemist Kristuses täna, kus ma olen? Saad aru, kui Kristus ei ole minu vabadus, kui Kristus ei ole täna minu olemine, kes on siis minu olemine? Ja ma tean, teised kõrvad kogu aeg torgivad ja kogu aeg tahavad sulle nagu, kes iganes tahaks sulle nagu oogu juurde panna, aga ma saan aru, see ei ole Jumal. Niimoodi ei toimeta Jumal, sest Jumal annab oma rahu paigas sulle rahu ja sa näed sellel rohelise tule all, see on minu avatud uks, astu sisse. Ja vahel kõige keerulisematesse situatsioonidesse sisenedes sa lähed rohelise tulega ja sa ei tea, mis sind seal ees ootab. See on tõesti tundmatus kohas vette hüppamine, aga see on kogu elu on teate armsad nii. Või see, nagu see Barinov ütles seal väga ilusti, ta läks vangla uksest sisse ja selline rööm. Ta ei saa aru, ta läheb vanglasse, mis asja? On ju, mingisugune kamp poiss ees, hetke pärast nemad usuvad kõik seal. Ma ei tea, mis siis toimus, aga igatahes teda kohe lahutati ära, viidi teisi kambrisse. Siis ta hakkas seal kuulutama. Kui nad lugesid ette kõik, mis paragraafide pärast nemad istuvad, siis küsisid, oota, aga mille pärast sina istud? No ma kuulutan Jeesust teistele. Mis paragraaf see selline on? Kõik on kurjategijad, loevad oma paragraafe. Pole kuulnud enne, pole näinud. Aga selle pärast saab ka vanglasse tulla või? See oli nii koomiline, tead, kui sa seda kuuled. Aga ta ütles, ta sees oli selline rööm. Sa ei oska seda kusagile panna. Ja ta läks kohe teistele poistele seda nagu üle kallama teisi poisse selle röömuga. Ja siis jälle nemad ka usuvad. Ja jälle viiakse teise kambrisse. No ei saa ju kaua koos hoida kõik usklikud lõpuks seal. Issi juhtis teda ja. No see oli kõik tema ellu nii kui Jumala poolt sisse kirjutatud. Ja sellepärast sa saad aru, see võidmine röömu vaimu näol on sinu elu peal. Sa lihtsalt lähed ja sa ei tea, mis sind ees ootab. Ja siis saadaks aru, sa ei ole normaalne inimene, tuleb panna haigla, aga haiglas lõpuks arst saab ka aru, et see usub samat Jumalat, keda minagi usun. No täitsa jama on ju. No. Ja siis tehti talle see olukord, et saadeti ta maalt välja. No mis sa hullug ikka teed? Saadeti Iisraeli.
nii et Jumal korraldab asjad, võib-olla me ütleksime täna geniaalselt, kui sa tagasi vaatad. Kui sa ette vaatad, siis sa kehitad õlgu, ütled, ma ei saa mitte midagi aru. On ju, iga päev on uus päev ja iga päev on üllatuste päev. Tagantjärgi ütled, oi kui geniaalselt Jumal, sa oled mind igal mu elupäeval oled sina mind saatnud. Ja siis sa teed oma elu kokkuvõtte ja ütled, kas õnnelikumat inimest saab olla, kui mina olen. Ma ei tea, kuidas sinuga lood on. Tänu sellele, et ta mind päästis, et ma olen nii-öelda jutumärkides tema hull. Vahel, mul on selline hea töökoht seal öösel, tead, olen tööl ja mõtlen ka, ma ei saa tead, niimoodi vaiki olla või kuidagi paned nagu ühe sõnumi teise järgi ja kuulad niimoodi nagu öö läbi seal neid erinevaid inimesi ja sündmusi, sest sa oled vaimustatud Kristusest, sa saad aru, mitte miski ei rahulda mind, kui ma ei ole selles, kuhu mind on pandud. Ja siis sa kiidad issandat ja deklareerid ja vabastad ja annad minna tead. Ma ei tea, kuidas on nagu sinu elus, sul võib olla vähekene teistmoodi asjad, me ei ole sarnased. Aga julgeme olla teistsugused teistest, julgeme erineda, samas olles üks perekond. Nii et kõik teate on suurepärane ja kõik on hästi. Ja kui ma õde-venda ei mõista, siis ma ütlen jälle, sa oled jälle midagi seesugust, keda mina ei ole. Halleluuja! Keegi vend ükskord lahkas seda sõna, nagu mida väga palju visatakse ette. Et kujutate ette, visatakse nagu vend viskab vennale ette, sa oled hereetik. Siis mõtleb ühes perekonnas, ühe isa lapsed, vennad, pärijad, tõotuse järele, kõik on ju neil ühine. Üks vereringe ja vend karjub vennale hereetik. No, ma saan aru, mida ta sellega võib-olla väheke mõtleb, aga vähemalt sinna poole. Aga ma kuulsin sellest sõnast, see sõna hereesia tuleb kreekakeelsest, ühest kreekakeelsest sõnast tuletatud. Aga selle sõna tähendus on see, et näiteks üks kirik on ühes linna ääres, teine kirik on teis linna ääres või öeldakse, et üks koolimaja on siin linna ääres, teine koolimaja on teises seal kohas. See räägib erinevatest asukohtadest, aga meil kirikus kasutatakse seda sõna kui väärõpetust edastab. Saad aru, tegelikult seal nagu midagi muud mõeldakse selle kreekakeelse sõna. Aga ju nad on laenanud mingi sõna endale, erisust otsida. Tegelikult, teate, vaimu poolest me oleme üks perekond. Jumal on toonud meid kõik kokku olema üks poeg. Ja ta ütles, ta kiskus maha lahutava vaheseina. Ma ei saa mitte kellegile öelda, miks sa niimoodi Jeesust usud. Ta usub täpselt nii, nagu on Jeesus talle ilmutanud. Mina ei usu tema uskumist. Tema ei usu ka minu uskumist. Meie usume seda, kuidas vastavalt Jumala meil on. Ma tahan lihtsalt vabastada neid. Ärme ole, püüa olla sarnaneda, et ma olen mingis kambas seal ja püüan ka nagu kuidagi nagu naad ja olla nagu naad ja välja näha nagu naad ja nii edasi. Kuidagi. Me läheme kimbatusse selles. Me näeme, et me oleme teatris hetke pärast. Julge olla see, kellena sa oled kutsutud. Oled rokkariks kutsutud, siis ole rokkar. Ma kuulasin ühte teist ka veel. Ma ei tea, mis ta ütles, et teda oli kutsutud selle mingi bluesi ja rocki segu välja tooma. Võt see on see sama mees, kes seal Inglismaal on nüüd teeb neid laule ja see. Ma ei teagi, kuidas ta Borovikov või kuidas ta nimi oli seal. Et tema, ja sellepärast kirik ei ole teda ka vastu võtnud. Meie kirikus ei harrastada seesuguseid laule. Aga nüüd on jälle kirikud, kes harrastavad. Ja teevad siis tema lauludest oma ülistuslaulud ja nii edasi. No mis sa teed siin on ju ära? Me oleme natuke kimbatuses, aga me inimestena loome inimlikku ühtsust. Jumal loob jumalikku ühtsust. Ja see, mis sünnib Jumala võidmise all, ma räägin, see on erakordne. Need on asjad, mis ei ole veel maa peal aset leidnud. Kõik tema imed, tunnustähed, teate, need ei ole kordused. Igal ajastul Jumal teeb
oma uut, jah. Nii et, ja nüüd küsides, oota, aga milline on sinu uus laul, mida sa laulad? Mis laulu sa laulad? Maailmas öeldakse, su laul on laud. Teate, meil Jumala lastena alles algab laul. See on Kristuse võidmine läbi sinu ja minu. Sellest lood sa oma laulu esile. Taevas, lihtsalt taeva inglite koorid laulavad sinuga koos seda laulu. Seda ei laula võib-olla kirik maa peal, aga taevas laulab. Ma tahan öelda, et taevas on midagi muud. Ja ole julge olema taeva nägu, mitte kiriku nägu. See on iga asja järel on nagu seela, mõttepaus tead. Tead, see vajaks mõtisklust. Sest Jeesus tahab elada sellena, kes sina oled, isikub ära esile sinu ja minu kaudu. Aga need on tihti kaduma läinud. Tihti inimese tunnistustest kuulad seal, et läks kirikusse, mehed istuvad ühel pool, naised seal pool, kõigil rätikud peas, kõik nagu hiirepojad seal vaikselt. Maailmas on lõbusad, normaalsed, kuidagi kõik on imelik, et no milles asi? Ega mul pole ka õigust öelda, et üks kirik niimoodi teeb, teine naamoodi, kolmas, ma ei tea, mis pidi. No tehku, mis pidi tahes, aga jää ikka ise endaks. Julge olla seal ka, kus on kõik imelik, sina ise. No ma ei tea. No. Sa ei saa ka mässata või nõuda, et nemad peavad olema nagu mina olen. Mina olen mina ja nemad on nemad. Ja me kõik oleme üks perekond, vennad Kristuses. Kui me lugesime siit sellest Efesuse 2. peatükki, on ju, see on taeva kingitus, kes ma nüüd olen. Mõtle sellele. Või kui sa loed seda, ma lugesin siin seda Jesaja 54 ja mõtlesin selle üle ka, et see on väga huvitav, et Jesaja 53 järel, kui on Kristuse lunastus ära toimunud, no see on prohvetlikult vaatame, tol ajal ta oli veel sündimata, aga kui sa vaatad prohvetlikult, Jesaja 53 ja see Kristus tõi esile iseenda või tõi ennast ohvriks oma surmades, mida ta suri, no mitmuses on seal öeldud, ta tõi enese ja siis hakkad lugema Jesaja 54. Korraga vaatad, et nagu täiesti uus olukord. Ja ta ütleb, ei, seal ei kõlba isegi, see lõpeb ka sellega, et isegi seal ei kõlba enam ükski relv ka, mis on su vastu valmistatud. Küsimus on Jumalas, mitte enam sinus ega minus. Ja seal kõik janused saavad tulla ja juua. Kes peatab seda? Sest see janu kutsub, janu tõmbab, janu teeb sinuga neid asju. Ja see rööm sinu sees omakorda paneb sind tegema asju, mida ei saa enam ära selgitada. Nii et sa ei ole enam see vaes laps või nagu ta ütleb seal see lesk naine, on ju, kes oli nagu kuidagi põlatud. Ta ütleb, keegi ei saa enam põlata sind, sellepärast, et Jumal on sinu mees ja sinul saab rohkem lapsi olema. Sul ei ole enam mingisugust põlgust. Sest tema toodab elu läbi sinu ja minu. Nüüd on vaimulapsed, vaimu elu, vaimu tõde, halleluuja. Ja nüüd on meil vaba lend sellega. Julge olla sina ise. Ära esita seal küsimusi, Jumal, miks mina selline, teised tollesed ja nii edasi. Jumal on oma parima sinus välja toonud. Oma ehtsuse sinus välja toonud. Arvesta selle, no ütleme 10 miljardi hulgas, inimese hulgas, noh, nagu nii ta peatselt seda on. Noh, mis ajas me hetkel oleme, järgmine hetk on see ja siis on järgmine hetk sees ja no praegu 8 ja öeldakse juba käib 9 ja siis on hetke pärast 10 ja paar aastat edasi läheb juba nii palju, ütleme, kui on 10 miljardit inimest, kui sa kujutad ette, mina olen ainulaadne eksemplar taevas sündinud sellisena, nagu mina olen ja oma eksootilisust ma ei taha kaotada sellena, kellena tema mind sünnitas. Mõtle enda suhtes seda. Miks ma peaksin sarnanema kellegi teisega? Teate, see on üks inimestel üks nii rumal, ma ei tea, selline rumalus sarnaneda kellegiga. Aga Kristus juba on minu sees, mis ma enam sarnanen? Nüüd ma pean tal laskma elada, elu esile tuua.
kui mina lasen temal elada, siis korraga tema saab elada. See on Kolossa 3. peatükk. Nüüd me oleme ju surnud ühes Kristusega. Nüüd, kui tuleb esile tema elu, tuleme koos temaga ka meie esile, aga esmalt tuleb tema esile. Ja see on see taevase olukorra mõte, mida ma siin lugesingi, et meid on asetatud taevasesse olukorda Kristusesse. Halleluuja. On hea elu, tõesti hea elu. Parim elu, minu jaoks, ma ütlen, on ta parimast parim. On kõik see kõiges, mis üldse olla saab.